Tere, mina olen Angelika Arko-Vara kinnisvarabüroost ja täna oleme tegemas podcasti kinnisvara teemal ilma filtriteta. Ja meil on külas Arko-Vara alustavad maaklerid Sofia. Tere! Tere! Ja Ramil, tere! Tere! Kuidas on täna enda kliendibaasi ja portfelli loomine külmade kõnede näol ja mida see tähendab? Tead, külmad kõned, see on selline asi, et alati on väga-väga raske seda teha, sest inimesed ei saa aru, milleks nendel on maaklerid vaja. Et soojade kõnede puhul sa vähemalt oled juba nende inimestega mingis kontaktis, kui need on sinu sõbrad, tuttavad, võib-olla sugulased, aga siin inimene, sa lihtsalt ütled talle tšau, kas sul on maaklerid vaja. Loomulikult seda on kõike raske, sest sa pead argumenteerida, sa pead luua usaldust, milleks on vaja sind palgata. Tähendab, sul peab olema mingi väärtus, mida sa võid luua ja siis klient näeks, et sa oled tõesti kasulik ja vajalik tema jaoks. Aga tohin ma kohe otse küsida, et mitu korda on sind kuu peale saadetud, ütleme pehmelt siis nii? Päris nii vist ei olegi, et pigem inimesed panevad lihtsalt tooru maha ja kõik. Õnneks, sest mul on suur kogemus, ütleme nii, oma eelnevas töös klientidega, seal oli tõesti sellised juhtumid, mis jäid meelde. Siin pigem lihtsalt rahulikult tooru maha ja kõik. Aga jah. Okei, ja Sofia, kuidas sinul on läinud nende külmade kõnede tegemisega? Aitäh küsimuse eest, Angelika. Tead, ma ütlen ausalt, et maakleri töö ja külmad kõned, nad on väga seotud. Selles mõttes, kui sa tahad maaklerit ikkagi saada, siis esimene asi, mis sa teed, on külmasid kõnesid. Kui sa sellega ei saa hakkama, siis ma ei kujuta ette, kuidas on see üldse võimalik. Ja mis ma ütlen sulle, kui ma teen neid kõnesid, ma teen neid kogu aeg. Ja mis ma näen, et väga tihti inimesed vastavad, et no mul on seal kirjas, et maaklerid palun mitte tülitada. See on tüüpiline. Lugupeetud kliendid. See on väga arusaadav, aga see on meie töö. Et kui ma tahaks maaklerid saada, siis ma pean neid külmasid kõnesid teha ja ehk vabandust, aga ja ma tülitan. No siin lisaks võib olla ka seda, et aja jooksul see meil võib inimestel täiesti muutuda. Et kui see kuulutus oli avaldatud näiteks pool aastat tagasi, siis inimene arvas, et ta saab ise hakkama. Nüüd pool aastat on möödunud ja võib-olla saab juba aru, et ei ole see kõik turg nii lihtne ja maaklerid on tõesti vaja. Aga enne võib-olla, kui me lähme sellise küsimuse juurde, et miks ostjal on üldse maaklerit vaja, ma küsin ka sellisest vaatenurgast, et enne seda, kui te asusite sellesse uude ametisse, maakler, kuidas te ise suhtusite maakleritesse, kas olete saanud neid kõnesid või kuidas te üldse ette kujutasite, et mille jaoks seda maaklerit üldse vaja on, et ust saab iga inimene avada? Tead, Angelika, mul oli oma maakler, väga hea maakler ja kui mul juhtus nagu esimene otsus, et ma müün oma esimese korteri, siis ma mõtlesin, kuidas ma selle teen. Aga mul oli sükene tunne sees, et kuna ma ei ole professionaal, see ei ole üldse minu valdkond. No mis ma teen? Äkki on mõistlik, kui ma valin endale spetsialisti, kes aitab mind. Probleem oli teine. Probleem oli see, et mul ei olnud nagu kindlat valikut, et ma ei teadnud, kuhu täpselt ma lähen. Aga mul oli naaber, kes oli maakler, siis ma helistasin talle, leppisin temaga kokku ja ma mäletan hästi, et see oli laupäev kell 10, aga ta kahjuks ei tulnud. Aga ma olin juba seal koha peal ja ma mõtlesin, mis ma teen. Siis ma nagu istasin, mõtlesin ja mul tuli meelde, et mul oli üks tuttav, kellele ma ütlesin, et ma müün oma korteri maha. Ja ta saatis mulle lihtsalt, ta ütles, kuule, ma saadan sulle ühe maakleri kontakti. Ma ütlesin, okei, siis saada. Siis ma helistasin talle, ta oli väga super tubli professionaal. Ta tuli 10 minuti pärast, ta tuli. Ta elas kuskil Viimsi kandis ja see korter oli Lasnamäel. Ja siis pärast ma küsisin, kuidas see juhtus, et sa tulid nii kiiresti. Ta ütles, ma sain aru, kui mina ei tule praegu, siis on keegi teine, sa helistad ja siis tema tuleb.
ja see oli mul väga-väga super hea kogemus temaga ja siis tuli see usaldusväärsus ja siis ma olin temaga koos 2 või 3 objekti me oleme teinud koos, et selles mõttes mul oli väga hea positiivne kogemus. Ramil, kuidas sinul on olnud, oled kokku puutunud või? Ei ole, aga minu ettekujutus oli põhimõtteliselt, ma arvan, sarnane, mis on meie klientidel. Et maakler on lihtsalt inimene, kes tegeleb üldiselt kinnisvaraga, aitab osta, müüa, anda üürile ja kõik. Aga mis nagu peidub just selle taga, kõik need nüansid, detailid, dokumendid, mingid skeemid, kõik, mida maakler reaalselt võib näha, kus on tema kasu. Seda ma ei ole küll nagu näinud. Aga miks siis ostja peaks üldse maakleri palkama, et hetkel on hästi tüüpilised need laused, kui ma ise ka neid külmasid kõnesid teen, et miks ma maksan peale, kui ma saan ise maha müüdud. Et mis see reaalsus on, et kas klient siis säästab, ei säästa või mis see kasu on talle, et miks ta peaks maakleri palkama? Ma võin kohe sulle tuua hea näide, et ma just teen tööd oma tuttavaga. Neiu, kes pöördus, ütles, et tahab osta korterit. Ma hakkasin uurima, et nagu millist korterit ja kõigepealt me mõlema saame aru, et ta ise ei tea, nagu mida detailsemalt ta tahab. Et okei, 2-3 toaline, kus? Kristiine, Mustamäe võib ka linnas väljaspoolt. No see on juba nii nagu suur ala, kus otsida. Milline maja, uus või vana? No pigem nagu vahet ei ole. Okei. Ja siin ongi see maakleri vaja, sest ta aitab just kõigepealt struktureerida seda kõike, et sul oleksid konkreetsed soovid, nõudmised, et sa ise saaksid aru üldse, mida sa tahad. Siis juba läheb edasi step by step, et sa teed tööd nende variantidega, mis klientidele meeldisid. Sa pidad läbirääkimisi, proovid sevida parimat hinda ja siis lõpuks sa kontrollid kõik dokumendi ja tagad, et tehing on tõesti turvaline. Sofia, sinu vaatest, et miks müüja peaks maakleri palkama? Tead, ma mõtlen, et iga inimesel on oma elustiil ja oma asjad, perekond, lapsed, probleemid ja nii edasi. Ja mul tundub, et mõnikord, kui inimene on natukene mõistlikum, ta saab aru, et see on see reaalsus, et kui sul on oma valdkond või oma valdkonnad, oma töö ja nii edasi, sinu energia läheb su valdkonnale. Aga kui sa alustad oma korteri müümisega või üürile andmisega, siis see võtab nii palju aega. See võtab nii palju energiat ja mis ma olen praegu näinud ja aru saanud, et iga omanik mõtleb, et tema korter on kõige parem. Tema korter on kõige ilusam. Isegi kui müügihind ja teised korterid, näiteks ma ei tea, maksavad maksimaalselt 150 000. Tema korter on unikaalne. Ja see müügihind on suurem, see turuväärtus on suurem. See on lihtsalt see, et kui sul on oma kinnisvara, kui sul on, isegi kui see on sinu kodu, sul on natukene raske reaalselt selle pildi näha. Ja ma mõtlen, et see on see, miks on väga oluline, et ikkagi sa annad selle üle professionaalile, kes sellega tegeleb. Mis probleem ma näen, et mõnikord inimene tahaks, aga ta ei tea, kelle poole pöörduda, sest et vennal oli halb kogemus, emal oli halb kogemus maakleriga, ma ei tea, sõbrannal oli ka halb kogemus, siis inimene pigem mõtleb, et kuule, no ma mõtlen, et ma saan hakkama kindlasti, aga tõeliselt ei ole nii, et maakleriga on lihtsam ja kiirem. Ja ikkagi, isegi kui maakler on spetsialist, ta tunneb turu, ta näeb, mis on praegu müügihind ja mis on reaalne hind. Ta vaatab, mis nagu majandusolukord meil on olemas. Ta teab parem, mis valdkond on praegu näiteks populaarsem, mis ei ole. Ta teab, mis on selle korteri klient, kes ei ole, kas see korter sobib investorile või sobib ja nii edasi. Aga see on väga oluline, kui maakler on spetsialist.
aga kui me mõtleme selle peale, et müüja otsib maaklerit, maakler aitab maha müüa, mis väärtus on võib-olla tehingu juures, et kuidas saab maakler kaitsta müüjat, et oletame, ma ei tea, korteril on mingid, ma ei tea, varjatud puudused, millest maakler võib-olla ka ei teadnud, müüja võib-olla ka ei teadnud või siis pani nii-öelda ajalehe paberi peale sinna. Et kas maakler saab kaitsta, kui on varjatud puudus notariaalses tehingus kuidagi või kuidas see sinna fikseerida üldse, et müüja oleks kaitstud? Tead, ajad muutuvad ja nende varjade puudustega praegu on olukord eriti suht crazy, sest võib-olla meie kuulajad ei tea, aga on juba sellised ettevõtted, kes spetsiaalselt neid otsivad välja ja siis põhimõtteliselt pärast võivad esitada pretensiooni ja saada mingi hulk raha. Seega siin on eriti tähtis just see, et maakler võib õigesti koostada kõik dokumendid, ette valmistada just see tehingu, et pärast lihtsalt ei oleks võimalik midagi esitada. Ehk siis juriidiliselt sõnastatud konkreetne lause, mis kaitseb Jaa, müüjat, just. panna sinna notariaalsesse tehingusse ja müüja on kaitstud. Okei. no ma teen ühe näidise, näiteks mul on praegu üks objekt ja seal on praegu niisugune olukord, et no me juba teame, et seal on seinaga probleemid, aga mitte nagu omaniku poolt nad tulid, vaid see nagu see konstruktsioon, mis oli tehtud, see ehitus oli nagu niisugune. Ja siis, kui ma tulin tema juurde, siis ta ütles, kuule, Sofia, vaata, meil on siin seinaga vot nii ja naa, mis me teeme? Kas me peame selle nagu parandada või ma pean kapitaalremonti teha või mis ma sellega teen? Aga ma küsisin ausalt, kas ta on nõus sellega tegelema, kas temal on aeg, kas temal on finants. Ja ta ütles mulle ausalt, et ei ole. Siis ma ütlesin, no kuule, siis teeme niimoodi, kui lähme notarisse, siis me paneme kõik neid märkud notari lepingu peale. Ehk siis see inimene, kes ostab selle korteri, ta juba arvestab sellega, et seinad on niisugused. No see on lihtsalt see reaalsus. Ja siis, kui pärast näiteks juhtub nii, et ta tuleb sisse ja vaatab, et oi, meil on siin mingi seinaprobleemid, siis juba ei ole nii, sest et meil notari lepingus on kõik need nüansid juba pandud sees. Okei, aga kui tulla nüüd ostja vaatevinklisse, siis mis on see, millega ostja võib-olla ei oska arvestada või kui tuleb korterisse, kuhu ta võib-olla ei pruugi vaadata või kui ta ongi võib-olla oma kodus, mida ta vaatab, unistab, et ta on juba selle ostnud, emotsioonid on laes, et ta ei märkagi võib-olla kuskil midagi, et mida võib-olla teie soovitaksite, kuhu tähelepanu pöörata, mida vaadata ja mida kontrollida? Sa just ütlesid väga hea sõnad, emotsioonid. Neid ostjatel on liiga palju, sest põhimõtteliselt nad vaatavad kuulutust, aga nad ei näe, mis selle taga peidub. Nad näevad interiööri, ma ei tea, tubade arv nendele sobib, asukoht sobib, kõik. Aga on sellised asjad nagu ühistu, naabrid, võib-olla arved, mis ei ole veel tasutud, et mingi seal võlgud, siis loomulikult ka need varjatud puudused. Kõik sellega maakler aitab. See kõlab just kui korteri striptiis ja need Instagrami filtriga fotod, et vaatad seda korteri pilti, see on nagu wow! Aga pärast pool aastat hiljem kuskilt siis põrand mädaneb. Just vaata, nagu Sofia juba ütles, et täpselt iga inimene arvab, et tema kodu on kõige parem, kõige ilusam. Ja siin ongi see. Ja unikaalne loomulikult, et sellega on ju seotud nii palju emotsioone. Tähendab, kõik tahavad seda müüa kallimalt. Kuulutused on sellised, et ma ei tea isegi, kui see on mingi väga vana paneelikas, aga tehakse selliseid pilte, et nagu sa võid osta seda kohe. Aga ikka see reaalsus on tihti täiesti teine. Ma ütleks veel, mis mul tuli praegu, et remontfond. Et praegu kõik neid, nagu Ramil ütleb, vana paneelkad, no ütleks nii, et nad on päris amortiseeritud, see ei ole, sest et nad on halvasti tehtud, sest et lihtsalt aega on palju juba möödunud. Ja mis ma ütlen, et mõnikord inimesed otsustavad, et nad pigem ostavad vana paneelka, aga nad ei arvesta sellega, et selle majaga peaks tegelema.
ja väga tihti inimesed üldse nagu ei mõtle ja nad tunnustavad sellest, et no nad tulevad, vaatavad, et korter on ilus, kõik on hea, aga ütleks nii, et mis ma nagu, mis ma tunnen ja mis ma ütlen oma kliendile, et me peame arvestama sellega, mis edasi saab. Kas korteriühistu tegeleb näiteks fassaaditööga, toorutööga või kuidas sellega saab? Kas nad arvestavad sellega, kas nad võtavad mingi laenu või nad akumuleerivad oma vahendid? Kui nad akumuleerivad oma vahendid, palju seal on juba kogutud? Millal nad plaanivad remondi, kas nad plaanivad kapitaliremonti või nad üldse sellega ei arvesta? Kui nad plaanivad, kes siis sellega tegeleb? Kas on seal see decision maker, see nagu otsustav isik, kes sellega edasi läheb, või nad on lihtsalt, no okei, võtame laenu, teeme mingi remont, kes seda tegeleb, võtame mingi haldusfirma. Mis firma? No ma ei tea, minu naaber ütles, et see on hea firma. Aga mul on see tuttav, ta teeb remonti ja siis ta tuleb ja teeb meil fassaad väga hästi. See on väga oluline. Ja. Kui ma nüüd õieti mäletan ükskord siis sinu kogemust kuulates, sul oli ka korter, kus, kas oli ta väärtus 50 000 vist, kui ma ei eksi? Mul on praegu see objekt olemas. Siiamaani. Ja. Miks ta ei ole müüdud ja mis teema seal selle remondifondiga on? No esiteks ütleks nii, et see on väga-väga ilus ja hubane korter. Et kui klient tuleb sisse, mis tagasiside ma saan, oi kui hea on, oi kui ilus, oi siin on nii mõnus olla, see on nii valguskülaline, nii päikesepaisteline, kõik on väga hea ja hubane, aga siis praegu on see, et nad akumuleerivad oma vahendid ja remontfond on 140 €. Ja vot siin tuleb see asi, nagu Ramil ütleb, et emotsioone on väga palju. Et mis ma näen, et kui klient tuleb, ma näen, et ta on nõus selle korterit juba ostma, sest et see on hea korter. Ta ütleb, ma võtan natukene aega, siis ma annan oma tagasisidet. Siis ta tuleb koju ja oma abikaasaga või emaga või üksinda mõtleb ja ta kaalub ja mis ta näeb, et korteri müügihind on 48 000 praegu. Remontfond on 140 €. Ja siis, no, siis ikkagi tuleb nii, et see remontfond on liiga suur. Ja inimesed, nad lihtsalt nagu, nad ei ole nõus selle eest maksta ja nad ei ole nõus selle vastutust endale võtma, sest et kui sa ostad korteri, esiteks sa võtad laenu, et okei, on inimesed, kes ostavad korterid ilma laenuta, aga me räägime praegu, no ütleks nii keskmiselt, et kui inimene otsustab, et ta ostab korteri, siis ta võtab laenu, siis ta saab aru, et tema laenumaks on mingisugune, ma ei tea, 150, 150, 200 või 300, sõltub sellest palju, mis perioodiks ta võtab laenu. Ja siis, kui selle peale tuleb veel remontfond 140 €, ütleks nii, et see on see, mis annab meile vastuse, et pigem mitte. Ja mis tagasiside mul tuleb, et Sofia, väga hea korter, meeldis, aga me ikkagi otsustame, et pigem mitte. No ühest küljest on väga selles mõttes teadlikud ja tublid ostjad, et kaaluvad kõik läbi, aga võib-olla sellist olukorda, kus inimene ostab korteri, selle peale ei mõtle ja hiljem saab arve kätte ja siis on nagu opa. Et võib-olla üks hea soovitus sulle, kui sa oled endale kodu ostmas, et korteriühistuga kindlasti suhelda ja küsida ka remondifondi osas ja kas on plaanis mingeid muudatusi teha, et hiljem ei oleks üllatusi. Ja mis perioodiks? Ja mis see on perioodiks. ka väga oluline. Kui neid on 5 aastat, see on üks asi. Kui see on 30 aastat, siis... Aga kui nende panelkade juurde korra tagasi tulla, oled müünud mitu korterit Lasnamäel, stuudiokortereid ja oli ka populaarne teema ühel TikTok videol, et miks üks pisike stuudiokorter, miks ta ruutmeetri hind on nii paganama kallis, et miks pisemal korteril ruutmeetri hind on kallim kui suuremal korteril, et mis case seal on?
kuule, ma ütlen sulle ausalt, et see oli minu esimene objekt ja praegu see on täiesti minu lemmik, sellepärast et sellega on seotud nii palju emotsioone ja ma sain selle korteri eest väga palju kogemusi, see on väga oluline. Mis ma tegin TikToki ja siis panen sinna peale video, selle korteri video. See oli minu esimene kogemus TikTokiga, esimene kogemus videoga, siis ma sain tagasisidet, neid oli nii palju neid kommentaare, et issand, 53 000 eurot, 16 ruuti, Lasnamäe, ühiselamus. Mis toimub? Kas see on see reaalsus? Ja veel tagasiside oli see, et Sofia 5 aastat tagasi mul oli mingi 32 ruuti korter sama Pae tänaval ja see oli sama hind praegu, kus kas see on see reaalsus, see on võimatu. Ja müügihind on müügihind, turuväärtus on turuväärtus. Praegu on niimoodi, mis ma vastan. Aga kuna see korter oli ostetud ja mul oli see ostetud 2 kuuga, siis see tähendab, et hind oli paigas, lugupeetud kliendid. Aga noorem maakler alustab uut eriala, kuidas see hind paika panna või miks peaks üks klient, kes otsib endale maaklerit, siis usaldama seda alustavat maaklerit? Kindlasti on neil ka hirmud, et ma ei tea, puudub kogemus, et kuidas ta selle hinna välja kujundab, kas teeb näpumairaks, paneb õhku või siis lihtsalt vaatab KV-st kuulutusi, mida teevad tegelikult ka paljud müüjad, mis on täiesti vale, sest need hinnad on seal natuke õhku täis pumbatud. Et kust see info tuleb maakleritele ja ka tegelikult praeguses seisus siis noorem maakleritele, et see hind paika saada? Et miks klient peaks usaldama? Hinnadega on üldse selline suur teema. Et kõigepealt alustame sellest, et sa praegu esitasid väga palju küsimusi. Et noor maakler alati teeb tööd koos mingi näiteks oma mentoriga või siis vanem maakleriga. Et siis kõik töö on, ütleme nii, kontrolli all. Et noorem maakler ei võtta kõik need numbrid lihtsalt kusagilt suvaliselt kohalt oma peast. Aga klientidel on selline asi, et nad ei tea, kuidas see üldse hind moodustab. Ja see, kuidas need võrdlevad, see on täiesti teine teema. Sest näiteks kliendil on 2-tooline korter. Kuidas ta teeb? Ta vaatab, mis on ruutmeetri hind 1-toolistel korteritel, 3-toolistel. Hea, kui veel see on üks linnaosa. Et see oleks veel üks tänav, see on liiga fantastiline. Ja siis sealt tuleb mingi selline valem. 1-tooline, 3-tooline, mul on 2-tooline ja siis panen, et see on Mustamäe, ma ei tea, vana paneelikas, aga 4000 eurot ruutmeeter. Ja siis see seisab pool aastat. Sa teed kõne, ei, mul maaklerit ei ole vaja. Ootame veel. Olen ise maakler. Tüüpiline, ma olen ise maakler, mitte tuttav maakler. Aga me oleme käinud läbi ühte statistikat, kus näiteks võtame KV-portaali 1000 objekti. Nendest on 85% maakleriga ja teised 15% on ilma. Ja tegelikult selle poole aasta jooksul, mis perioodiks võtab klient endale siis selle paketi sinna KV-sse, 15%-st 40 hiljem pöördub tagasi maakleri poole, et kuule, tule palun ikkagi appi. Et jah, on kindlasti neid inimesi, kes ongi teadlikud, kes on investorid, kes oskavadki oma kodu müüa ja see on super. Aga mis te arvate, et miks need 15%-st, et miks sealt mingi osa hiljem uuesti pöördub tagasi, et mis on need kõige levinumad vead, et üks asi on kindlasti see võib-olla hind, hinnaootus või on midagi veel, mida nad valesti teevad, võib-olla, ma ei tea, ei vasta näiteks kas või kõnelegi. Mis ma näen, see on see statistika, mis ma endale tegin selle külmakõnede kohta. Kui ma teen esimene kõne, sest see on külmkõne. See reaalsuse vastusus, et pigem mitte, maaklerid ei soovi, siis ma küsin alati, et kas teile sobib, kui ma helistan teile näiteks, praegu meil on detsember, jaanuari lõpus, uurin situatsiooni ja siis äkki siis ma võin müügiga abiks olla. Alati inimene ütleb, okei, helista. Miks mitte?
ja siis, mis ma näen, et kui esiteks nad panevad kulutuse, nad on väga enesekindlad ja nad on nagu positsioon on selline, et ma saan hakkama. Aga siis pärast, mis inimesed näevad, et see võtab aega. Kliendid, kes tulevad, nendega peaks ikkagi kontakti teha, tagasisidet saada. Ja see ei ole nii lihtne ja see ei sobi näiteks introvertile, kes on IT-spetsialist. Ta paneb kulutuse, siis ta vaatab natukene, siis ta otsustab, et issand, ei, pigem mitte, pigem ma pöördun spetsialiste juurde ja ta aitab mind. Ja siis teine asi, mis ma näen, on see, et inimesed ikkagi, kui sa paned kulutusi, siis maklerid hakkavad helistama. Üks makler ei sobi, teine makler ei meeldinud, aga tuleb ikkagi see inimene, kes helistab sulle ja sa saad aru, et see on sinu energia, see on sinu match. Ja siis sa mõtled, sa kaalud, et no äkki on mõistlik, kui ma võtan teda abi, äkki on see minu spetsialist. Äkki ma proovin ja siis, kui makler on abivalmis, temal on palju argumente, mis ta võiks tuua, mitte ma teen fotod, panen kulutuse ja kõik müügistrateegia, teised nüansid, neid on nii palju. Ja kui makler on täitsa spetsialist, no tõsiselt, siis ta annab selle lisaväärtust ja inimene, see võtab natukene aega, aga mingi perioodi pärast ta ikkagi kaalub ja väga tihti otsustab, et ikkagi edasi lähen makleriga koos. Aga kui mõelda praegu teie kogemuse peale, mis teil on, milline on olnud kõige meeldejäävam, ma ei tea, lause, situatsioon või klient ise, et mis on see, mis teil kindlasti läheb teie karjääriga lõpuni välja, et mis ei unune, ei ole vahet, kas ta on siis positiivne või siuke nagu üllatusena tulnud, aga mis on see, mida te kunagi ei unusta? Kui on olnud, võib-olla on veel tulemas, ma ei tea, aga tundub, et siin midagi on. Mul pigem tulemas. Sul on tulemas, okei. Kuule, mul on ma ootan. Sa tead, et mul on neid nii palju, aga ma jutustan minu lemmik nagu. Dmitri, tervist. Mäletan teid. Nii külmakõnedega oli külmkõne, siis ma tegin selle listinga, läksin kohtumisele, aga mina räägin hästi itaalia keelt ja mul on seal kirjas, et ma räägin eesti, inglise, vene ja itaalia keelt. Ja siis kui ma tulin sisse, ma ei tea, äkki see oli kogemata, aga ma astun sisse ja siis ta paneb mängima Celentano muusika nii kõvasti. Ja siis ma astun sisse ja jalutan seal korteris ja mõtlen, mis ma teen, mis ma siin teen. Äkki kuskil laual on pitsa. Mõtlen, no ja siis pärast oli see laul, kus see oli nagu, ta otsustas, et no aitab küll, siis see oli välja lülitatud. Aga ja, see oli väga huvitav kogemus. Ja. Tundub, et see vist ei lähe tõesti meelest. No, jah. Aga kuidas üldse lihtsalt naisterahvana niimoodi minna kuskile korterisse, kas on natuke siukest kõhelustunnet ka vahepeal, et meestel vist pigem mitte? Ükskõik kuhu. Aga kuidas sinu enda puhul on, et mina ise tunnen, et kui ma lähen maakleri juurde ja ma tean, et näiteks on mees, siis mul endal kuskil natuke ikkagi sees on kõhe tunne, et okei, mis nüüd, kuidas on. Et ma ei tea, kas on siis kuidagi alateadlikult või mingi instinkt, kaitseinstinkt, kuigi seda justkui ei peaks olema, aga see tuleb. Kuidas sinul on? Kas sul on ka või ma olen üksi sellega, et mul on olnud ka seda olukorda, kus ma kirjutan kolleegile, et tead, ma lähen nüüd sinna korterisse, kui ma ei helista sulle tunni aja pärast, siis helista mulle ise palun. Et kas sul on ka seda tunnet olnud? Tead, ma vastan sulle niimoodi, et meil on väga hea kolleeg. Ta on, ütleks nii, ta on tippmakler ja meil oli üks koosolek ja siis ta ütles ühe väga see oli väga oluline idee, mis mul jäi meelde. Kui sa lähed kohtumisele, siis kindlasti pane meie süsteemi sisse, kuhu sa lähed, mis kell sa lähed. No, siis me leiame sind. Okei. Aga pigem kui ma helistan,
ma helistan näiteks lihtsalt kuhugile, ma alati helistan inimesele, kellel on juba see kuulutus portaali sisse pandud. Mis see tähendab, et see ei ole mingisugune inimene, kelle juurde ma lihtsalt koputasin ja tulen, aga see ka võiks olla. See on pigem see inimene, kes on motiveeritud, kes pani kuulutuse ja siis mul tuleb see tunne, no ta ei ole nii, et ma lihtsalt nagu tulen kuhugile, ma tulen inimesele appi. Ja praegu on nii, kui ma tunnen, et on mingid sükesed halvad tunned või ma lihtsalt ei lähe või ma lähen kolleegiga koos, see on ka võimalik. Aga ma ütlen ausalt, et praegu ikkagi on nii, et ma tunnen ennast päris hästi. Et kui ma helistan, siis mul tuleb see soe kontakt juba ja siis ma tunnen see tunne, mis läheb nagu sealt poolt. Siis ma lähen. Ja kuna ma usaldan iseennast, siis ma lähen. Ehk siis see vibe ja nii-öelda puusle nii-öelda kokkupanek on vastastikune, et ei ole siis ainult ka kliendi poolt, vaid ka maakleri poolt, et see match peab tekkima. Aga ma kindlasti panen süsteemi sisse. Siis me teame, kus sind otsime. Kuhu ma lähen, mis keel ma lähen. Ja. Nii, aga teeme nüüd 5 kiiret küsimust siia lõppu. Vastake mõtlemata kiirelt ja lihtsalt järjest, et kuidas tuleb. Kui mõelda nüüd nende kõnede peale, siis kontaktide peale, kas eelistaksite külma või sooja kontakti rohkem? Sooja. Mida olete pidanud õppima maakleri keeles või mis on selline populaarseim sõna? Vihja. Ice, võll. Kui kinnisvara oleks sport, siis mis spordiala või sport see oleks? Padel. Maraton. Mida te iga päev Googlest kontrollite? Kuulutusi. Ja, kuulutus, käve tukk. Et teha külmad kõned. Aga soojad on parem. Tegelikult käve kuulutused. Ja mis on teie algaja supervõime, mis teid eristab? Motivatsioon ja süsteemsus. Energia ja toetus, mis me Arkos saame. Ja. Aitäh. Aitäh sulle. Aitäh teile aja eest. Aitäh, Angelika. Ja aitäh teile ka armsad kuulajad, et olite mõttega kaasas. Kui tekkis jooksvalt küsimusi või tahate otsega näiteks Sofia või Ramilli käest küsida või ka niisama soovitust, siis oleme olemas. Ja püsi lainel, sest järgmises episoodis on meil külas eluasemelaenu valdkonnajuht.